Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 84. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka, me salvestame Pärnu huubis. Täna kutsusin külla ühe inimese, kes natukene ikka põikles vastu küll, et ei tea, kas mul on midagi rääkida, aga ma olen päris kindel, et on. Tere tulemast, Andrus Kärpuk. Tere kõigile. No alustame juba sellest, et sa tulid alles hiljuti jälle rattaretkelt. Kunas sul see rattahullus alguse sai üldse? Seda ei saa nimetada isegi rattahulluseks selles mõttes, et ratas on üks haruldane viis maailma avastamiseks. Et on väga vähe selliseid lihtsaid kohti, kuhu autoga tasuks sõita. On väga vähe selliseid lihtsaid kohti, mille pärast tasuks auto kinni pidada ja kuhugi ära parkida. Ja selle tõttu jääb väga palju nägemata. Lisaks on ka autoga sõites väga väike tõenäosus nagu ära eksida ja selle tõttu jäävad ka need kohad nägemata. Et ratas nagu asendab siis kõiki neid viise olulistest asjadest lihtsalt mööda sõita nägemata. Siis tähtis on ka see, et jalgrattaga sõitjaid on palju, et see on kogukond. Ma ei ole näinud ühtegi jalgrattaga sõitjad, kes samal ajal nutitelefonis näiteks on. Kõigil on mingid eesmärgid, kõigil on silmad pärane ja kõrvad lahti. Ja kui kas või selle viimase rattaretke kogemuse põhjal võib öelda, et ma isegi mõtlesin, mis mul viga on, et kõik muga rääkima hakkavad. Aga tegelikult on see nagu selline vennaskond, kus tõesti nagu alustatakse juttu nagu oma vana tuttavaga. Ja kolmas, mis kõige tähtsam on siis see, et eriti minusugusele pensionärile rattasõit on ju see, mis nagu pikendab eluiga, sest nagu teada, dinosaurused ei sõitnud jalgratastega ja nad surid välja. No ma tulen tagasi enda algse mõtte juurde, kuna sul see pihta siis hakkas, et kas sinul on terve aeg olnud selline tahe maailma rattaga avastada või mingil hetkel tuli see või kuidas sul pihta hakkas? No, eks ta tegelikult hakkas sellistest tänuväärsetest asjadest, nagu on need rahvaspordiüritused, mingid Tartu rattarallid või mis iganes, et juba nooruses, kui oli ikkagi isu ikka võistelda ja siis ütleme nõukogude ajal, isegi kui ma juba hakkasin neid rattaüritusel käima, et see oli ka mõnes mõttes midagi sellist läänelikku või kuidagi jälle midagi sellist, mida inimesed teevad ja tahavad teha. Aga nüüd jälle ei ole enam nagu soovi minna ennast lõhku kuhugi võistlustele, kus ka võib-olla sõidukultuur on madal ja kõik nagu tahavad teistest paremad olla. Et nüüd on see lihtsalt üks võimalus maailma avastada ja see maailm ei ole ainult Eesti, et me oleme ütleme jah, et kunas peale hakkas oli see, kui ma olin nagu väike, võib-olla 14-15, aga praegu on ikkagi meil ka oma sõpruskonda, kes on juba kõik pensionieale lähenemas. Ja meil on ikkagi kujunenud välja ka omad sellised traditsioonilised ühisretked, olgu need siis sügiseti kuskil Viinamarja piirkondades Euroopas või siis jaanipäeva ajal siis kuskil siin kodumaal või lähivälismaal. Et see ei ole ainult jalgrattaga sõitmine, see on nagu terve elamise viis. Aga ega siis see ei ole ka siis nüüd ainus, millega ma oma elus tegelen, aga see on seda väärt. Need emotsioonid ja kui kas või nüüd vaadata, millest ju võib-olla ka see küsimus on initseeritud, et tulin just siis rattafestilt, mis oli siis nüüd esimest korda, kusjuures siis samal ajal, kui toimus ka roheliste rattaretk, aga need kohad olid erinevad, et siis oli seal väga palju inimesi, kes olid sellisel üritusel esimest korda ja nad olid nii uhked enda üle. Kui nad ei oleks sinna läinud, siis nad ei oleks enda üle uhked. Mis see rattafest endast kujutas? Mina ei käinud seal, mina ei tea. Jah, et on traditsiooniline siiamaani igal aastal olnud maikuus roheliste rattaretk, kuid mingil põhjusel need korraldajad siis enam nagu ühist vankrit ei vea ja osa nendest roheliste rattaretke korraldajatest hakkas tegema oma uut üritust, mis kannab siis nime rattafest, mis oli nüüd esimest korda siis Setumaal ja mis võib-olla on natukene vähem sellise rohelise mõtteviisi kallakuga, natuke rohkem sellise kultuuri ja ajaloo ja sellise kallakuga ja isegi ka kogu läbisõit kilomeetrites on natuke väiksem selle arvelt. Mismoodi see üles ehitatud siis oli, et lihtsalt olite kindlad punktid, mida te külastasite või kuidas see nagu välja nägi? No eks see formaat on tegelikult selline nagu aastakümnetega ka roheliste rattaretkel on välja kujunenud ja
see formaat on tegelikult ajaproovile vastu pidanud ja võimaldab ikkagi tuhandeid inimesi organiseerida. See tähendab, et on võib-olla aasta jooksul on välja töötatud marsruudid, lepitud kokku esinejatega, toitlustajatega, siis ka võib-olla selle majutuskohtadega ja nii edasi. Ja kui on siis sellel aastal oli reedel 15. oli siis Värskas selle rattafesti avamine, siis seal on siis korraldatud autode parkimine kõigiks 3 päevaks. Inimesed saavad anda oma telgid ja igasugused muud suuremad kompsud pakiautode peale ja kui on see start ametlikult küll kell 12, aga võid ka varem või hiljem sõitma hakata, siis on juba igal ühel teada, et näiteks 5 kilomeetri pärast on nüüd kuskil kas mingi kultuuriobjekti või ettevõtmisega tutvumine ja siis on seal kohapeal ette valmistatud ka need, kes siis teatud kellaaegadel kõnet peavad või juttu räägivad. Igal pool on ka siis tublid sellised väikeettevõtjad, kes toitlustamisega tegelevad ja siis sõidad jälle edasi mõned kilomeetrid, jõuad järgmisesse sellisesse kohta ja lõpuks siis päeva lõpuks jõuad siis sinna laagrisse, kus sa saad siis kas telgis ööbida või siis ka glampingus või campingus või oled sa siis mingis hotellis broneerinud. Seal on saunad, seal on õhtune ja hommikune toitlustamine ja seal on igasugused töötoad nii lastele kui suurtele ja seal on siis ka üle Eesti kuulsad esinejad õhtul nii suurel laval kui ka väiksematel lavadel ja kell 12 või siis seekord ka mõni kell 12 on öörahu ja hommikul hakkab kõik jälle peale, et see ei ole võistlus, üks liigub oma tempos, väga palju on lapsi, ka väga pisikesi lapsi, kes ka ei virise ja ka ei ole nutitelefonis ja väga palju on ka vanu inimesi, väga palju on erinevaid rattaid, kellel võib-olla viimati see ratas sõidis 20 aastat tagasi, kuid samal ajal on ürituse korraldaja poolt ka tagatud, siis seekord oli Hawaii Expressi tehniline abi, kui midagi rattaga juhtub, siis see tehakse korda. Ise sellist selle piirkonna kõige olulisemaid vaatamisväärsusi nagu välja otsida ja nende kohta lugeda ja see oleks väga suur töö ja midagi jääb ikka nägemata. Ja seekord ikkagi Setomaa oli ka see, mis siis tõmbas inimesi, et oli üle 2000 inimese oli siis kohal. Üle 2000? Jah. See on päris suur arv, et niimoodi organiseerida kõigile selline mõnus olemine. Absoluutselt, see ei ole lihtne ja seal ei saa ka nagu vigu teha, et see kõik peab toimima. Ja samal ajal siis ju täpselt samal ajal kuupäevadel 15-17 mai toimus ka siis roheliste rattaretk, mis oli siis Läänemaal ja Matsalu ja siis Haapsalu ja see ümbruskond, seal oli kuskil umbes 1300 inimest. Nii et siis eelmisel nädala vahetusel 3300 inimest sõitsid ratastega ja tutvusid Eestimaaga. Ja mis on nagu roheliste rattaretke slogan on ka kogu aeg olnud, et suvi algab rattaretkega, siis täpselt niimoodi ta ongi nii ülekantud tähenduses selles mõttes, et inimesed lõpuks nagu siis istuvad ratta selga ja panevad oma mingid talveasjad ära, aga teiseks ka, et see on siis kõige selline ilusa mõitsemise aeg, et nii toomingad kui sirelid, kui nurmenukud, kui varsaga-pead, ülased, kõik muudkui õitsevad ja lõhnavad. Ja linnud laulavad ja ütleme, jah, kõike seda autoaknast on natuke, kuidas ütelda, raskem nautida, et autoga sa võid sõita kontserdile, aga kui sa tahad niimoodi Eestimaad nautida, siis sa küll jõuad nagu võib-olla ühte kohta, aga sa ei jõua sellistesse väikestesse kohtadesse. Ma mõtlen, et mina ei ole üleliia hea rattasõitja selles mõttes, et ma ei istu tema sadulasse väga tihti. Ja kui ma istun, siis ma järgmised 2 päeva ütleks kergelt liipan, isegi see kõndimiseks nimetada. Kas sinul on siis rattaga selles mõttes nagu parem suhe, et kas iga päev sõidad? No mina võib-olla sõidan natukene rohkem kui täiesti tavaline inimene, aga muidugi mitte iga päev, vaid võib-olla mõned korrad nädalas, aga sellest piisab. No selle rattaretkel päevased kilometraasid olid seal kuskil 35 kuni 65 kilomeetrit ja oli palju inimesi ka minu selles seltskonnas, kes ei olnud ka päris ammu rattaga sõitnud, aga niimoodi päeva jooksul ja peatustega ja see kõik läheb nagu märkamatult ja kui veel nagu ütelda seda, et näiteks esimene päev, terve päev otsa sadas vihma ja oli võib-olla 12 kraadi sooja, et siis see tundub kõik ilmvõimatu, aga see on nii kaua ilmvõimatu, kuni sa istud toas ja vaatad aknast välja ja ütled, et küll see ilm on imelik. Aga kui sa lähed nagu välja,
siis nagu see kõik on hoopis teine esiteks, teiseks sa võid ju endale riideid selga panna ja noh, ütleme selle väsimusega see on jah tõesti õige, aga samal ajal kui sa vaatad, kuidas mingid päkapikud sõidavad oma tillukeste lasteratastega ja ei virise, siis sa saad aru, et mõnikord peabki raske olema, aga viriseda ei tohi. Jah, ja viriseda võid, aga see ei vii kuskile suures plaanis. Põhimõtteliselt nagu jah, kui sa nagu palju virised, siis saab sinust viriseja. Et see on, kogu nagu elu on ju tegelikult raske, sa pead ennast ikkagi ületama. No sellest on kõige rohkem rõõmu, kui sa ennast ületad. Ega sul enda eest ei ole kuskil päev, oled sa rattaga või oled sa kuskil töökohal. Ja, et sa töökohast rääkima hakkasid ja sa tänapäeval enam ei ole Pärnu ühistranspordikeskuse juhataja, nüüd on uued tegusad inimesed, aga su töö juures oli ikkagi päris palju, nii palju kui mina nagu mäletan ja tean sellist mitte eneseületust, vaid ikkagi nagu süsteemiületust, eks ju. Kuidas sa selle kõigega nagu toime tulid piltlikult öeldes? No piltlikult öeldes ma läksin iga päev nagu lahingusse. See tähendab, sa olid selleks ka nii vaimselt kui ka füüsiliselt nagu ettevalmistunud ja põhimõtteliselt nagu õnnestus enam-vähem kõik lahingud võita, eks ju. Aga see ei saa olla lõputu, seal ju tekib ka lõpuks nagu see nii-öelda motivatsiooni küsimus. Kui sa nagu kõik lahingud võidad, et millal see sõda lõpeb siis ükskord. Aga ühistransport on siuke asi, mis võib-olla kestab nagu veel kõige kauem, et mingi pood või ujula võib ennast kinni panna, aga ühistransport peab ikka nagu käima. Et tuleb nagu ikkagi mõista seda ka, et on mingisugune aeg, kus tuleb anda nagu järgmisele põlvkonnale see asi üle, et ka nemad tulevikus omakorda saaksid anda järgmisele põlvkonnale. Noh, see ei ole lihtne, loomulikult töötada ükskõik kui kaua, nii kaua kuni kokku kukud on mõnes mõttes mugavustsoonis olemine, seda võib ka kangelaslikkuseks nimetada. Aga tegelikult oled see mugavustsoonis. Kui me olime noored ja lõpetasime näiteks gümnaasiumi või keskkooli, siis me nagu ju ka ei teadnud, mis saama hakkab. Aga me ei mõelnud kunagi, et mul ei ole muud plaani, kui keskkoolis edasi käia lõpuni, eks ju. Ja selles mõttes, eks ta olegi järjekordne projekt, et töö juures sai palju selliseid projekte ellu viidud. Nüüd viisin ellu siis sellise projekti, kus leidsin endale järglase ja nüüd vaatan põnevusega, milline see minu enda uus elukorraldus saab olema. Ma ei mäleta, kes see ütles mulle, et näed, Andrus tõi lahkumisavalduse lauale, äkki oli Roomek. Mina ütlesin küll, et mina ei usu, sest et ma olen sinuga suhelnud ka vahepeal ja ma olen näinud ja aru saanud, et see töö on olnud sulle nagu raske, aga sa oled ikkagi nagu punnitanud, nagu hea eesmärgi nimel on ju. Ja siis mina ütlesin, et mina ei usu, et see sinna laua peale nii pikaks ajaks jääb see avaldus on ju, aga siis kui ma üks hetk sain aru, et ei, sa päriselt võtsidki lõpuks nagu aja endale, siis mõtlesin, vau, väga äge, oli ka aeg ja kõige paremas mõttes, et sa nii palju andsid endast selle ülesehitamisse. See on küll õige jah, aga kui rääkida seda, et tegelikult peab olema motivatsioon nagu niimoodi edasi võidelda kogu aeg, siis ma isegi võiksin ütelda, et asi ei olnud minu jaoks nagu liiga raske ja ma enam ei nagu jõudnud, vaid vastupidi, asi oli minu jaoks liiga kerge. Kõik hakkas korduma. Selles mõttes, et nagu väljakutset ei ole, kui asi muutub ainult nagu palga pärast nagu tööl käimiseks, siis on võib-olla järgmine elutarkus ju ongi see, vanad eestlasedki juba ütlesid, aeg on raha. See ei ole nagu mõeldud seda, et sa peaksid nagu 2 korda rohkem tööd tegema, mitte aega raiskama, vaid siin on ka see võimalik tõlgendus, et sa müüd oma aega siis tööandjale ja selles mõttes ka olles pensionil, sa saad raha vähem, aga aega on sul jälle rohkem. See tähendab, et see on ikka nullsumma mäng, et sa ei kaota mitte midagi. Öeldakse seda, et inimesed ootavad, et kunagi tuleb aeg ja siis ma jään pensionile, siis ma hakkan seda ja teiste tegema. Aga nagu Liis Imedemaal on öeldud, et aeg kunagi ei tule, et aeg ainult läheb ja selles mõttes ei ole siin nagu midagi edasi lükata. Kui ma käisin nüüd Rattafestil, siis räpina õigeusu kirikus, siis preester rääkis täpselt seda juttu, ma mõtlesin, et tõstan kohe käe püsti, ütlen, et mina ka, eks ju. Ütles, et inimesed ärge töötage surnuks, ma olen nii palju matnud neid inimesi, kes nagu pensioniga üldse ei näegi. Et võtke enda jaoks ka ükskord aega ja nii on.
väga targad mõtted, mida kaasas kanda. Aeg-ajalt tuleb lihtsalt meelde tuletada, et keegi teine seda ka meelde tuletaks, eks ju. Ütleme niimoodi, et eks on ju tore olla siuke tähtis ja kõigile vajalik ja teada, et ilma sinuta ei saa, aga seal on nagu kaks asja. Esiteks nagu, kui sa kõik asjad nagu enda peale oled võtnud, siis kellelgi sellega mingit muret ei ole, kõik arvavad, et see on nii lihtne, nad isegi ei märka varsti seda enam. Ja teine asi on nagu Marshall de Gaulle on öelnud, et kõik surnuaiad on täis asendamatuid inimesi. Et ei tasu nina liiga püsti ajada selle asendamatuse pärast. Tulles veel tagasi siis rattaretkede juurde, saan me õigesti aru, et te ikkagi ka kusagil käite ju maailma avastamas, eks ju, et mis on need kaugemad piirkonnad, kus sa siis niimoodi sattunud oled rattaretkelistega? Noh, nüüd see rattaretk on muidugi meil oma sellise seltskonnaga, kellega me ka üldiselt talvel mägedes suusatamas käime. Me oleme siin viimased 2 aastat näiteks Portugalis sõitnud mööda rannikut erinevates siis kohtades, nii seal Porto ümbruses kui seal Algarves lõunarannikul. Siis Prantsusmaal oleme mitmed veinipiirkonnad läbi sõitnud, kaasa arvatud siis Champagne'i tuur algusega Eperneist ja lõpetades Champagna pealinnas. Oleme Itaalias sõitnud ka Toskaanas, mis nagu on hästi mägine. Oleme ka Soomes sõitnud, ümber Palatoni järve oleme sõitnud Ungaris, eks ju. Neid kohti on veel ja võib öelda, et isegi kõige rohkem nagu läks hinge või kõige rohkem üllatas ja oli meeldiv Bretagne rannik Prantsusmaal. Et see on nagu uskumatu, kus juures natuke meenutas Pärnumaad. Sellepärast oligi kõige rohkem hingelähedane. Ma ei oska öelda, see merelähedus ja muidugi seal on veel see eripära, et seal on ju need maailma kõige suuremad tõusud ja mõõnad, et seal nagu meretõus on 12 meetrit nagu 2 korda päevas. Et seda näha oma silmaga ja see on nagu võimas. Kui sa nagu reisid mööda maailma ringi ja sellise moel rattaga sõites sa ikkagi palju rohkem ka suhtled kohalike inimestega. Et siis sa nagu näed, kui sarnased kõik on, kui ühtemoodi nad mõtlevad, kuidas huumor on võib-olla universaalne keel, millest kõik aru saavad. Ja nii ongi tähendab, et mida vähem sa nagu maailma näed, seda rohkem sa mõtled, et sa oled maailma naba, et sa ei peagi midagi nägema, et nagu konmete otsas. Et olgem eestlased, saagem Euroopasteks. Kuidas sina enda retkedel tunnetad kohalikega suheldes, et kui kergelt või kui rõõmsalt nagu vastu võetakse siit inimesi kusagilt Ida-Euroopast justkui, eks, et kas seal pole mingit barjääri nii-öelda? Barjääri sa ainult ise saad teha, kui sa hakkad ennast ida-eurooplaseks pidama või enda piibliga võõrasse kloostrisse minema. Inimesed on igal pool ühesugused ja ma kordan veel kord, et huumor on universaalne keel, sellest saavad kõik aru. Ja kui sellest asi algab igasugune suhtlemine, et siis nagu ei küsi enam keegi, millisest Euroopa osas sa pärit oled. Kuidas see praktikas välja näeb, et huumoris saab kõik alguse? See on nagu kindel plaan paigas juba. No, ma toon näiteks sellised näite. Sama rattafestil, mis me nüüd sõitsime seal Setomaal. Ja siis ma jõudsin sinna ametliku lõunasöögi kohta veidi varem. Ja seal nagu süüa veel ei saanud ja siis nägin seal üks teine mees oli ka jõudnud veidi varem, eks ju. Ma läksin juurde, ütles, et kuule, tule aita mul õlu ära juua. Teine ütles, et kuule, ma ise vajan ka abi, et mul on ka õlu kaasas. Et kus me istume. No võt siis läksime ja istusime ja siis hakkas sinna inimesi ümber kogunema ja osad osutusid tuttavateks ja siis me rääksime seal tund aega täiesti nii võõraste ja osaliselt kas mõne tuttava inimesega. Kui sa läheksid, ütleksid, et vabandage ja palun, kas te võiksite minuga vestelda, siis inimene mõtleb, et mis sul viga on. Aga miks mitte katsetada? Ka see näitab mingit teatavat intelligentsust. Jah, seda küll, seda kindlasti. Eks see kõik sõltub olukorrast, et igas olukorras sa ei saa peale lennata mingisuguse brutaalse huumoriga, vaid võib-olla tõesti intelligentse inimesega vestlemiseks sa pead seda ka intelligentselt alustama. Aga need, ma tean, Euroopa retked oma väiksema seltskonnaga, see on ka päris suur töö, see ettevalmistamine. Kuidas te sinna jõuate? Kas te lähete sinna autodega ja rattad on teil nagu siis kuidagi kinnitatud või mismoodi see on? See tegelikult on lihtne ja see nõuanne ongi siis nagu nüüd ka nendele, kes soovivad ka järgi proovida, et siis sellel viisil käitudes ei ole see keeruline. On Euroopas päris palju firmasid, mis on välja töötanud sellised marsruudipaketid, kus sinu ülesandeks on ainult siis jõuda kohale esimesse hotelli. See tähendab, ostad lennukipiletid ja rongiga siis sõidad, ma ei tea kuhu.
kuhu sa parajasti oled tahtnud minna. Ja sealt hotellist alates on kõik korraldatud, see tähendab, on marsruut, kõik materjalid marsruudi kohta, kaardid, on kõik hotellid broneeritud, on pagasivedu järgmisse hotelli korraldatud taksoga ja on ka rendirattad. Ja see ei ole nagu üldse nagu liiga kallis ja selles suhtes nagu midagi väga muretsema ei pea, lisaks on sul alati kellelegi helistada, kui sul juhtub seal midagi rattaga või mis iganes. Ja ütleme, kuna see on ikkagi niimoodi omal käel orienteerumine, siis nagu sageli juhtuvadki sellised hetked, kus sa nagu eksid ära ja siis avastad ja näed veel rohkem, kui see marsruudi korraldaja oli nagu kavandanud. Ei tasu liiga keeruliseks minna, tuleb usaldada neid, kes selle asjaga tegelevad. Me oleme hästi palju kasutanud näiteks sellist firmat nagu Biking France, kes tahab guugeldada. Et seal on mitte ainult Prantsusmaa, vaid ka üle Euroopa erinevad reisid, erineva pikkusega, erineva raskusastmega. Issand, täitsa sellised paketid on olemas. Ja seal ei ole midagi nagu ju rasket, kui nagu eraldi võtta, hotelli broneerimine, takso tellimine, et pagas ära vedada, et marsruut välja töötada, seal sageli on ka siis need marsruudi tähised, nooled on nagu välja pandud ja nii edasi. Aga see on hästi populaarne, Euroopas on selliseid rattaseltskondasid on ikka kui sa ise sõidad päeva jooksul, sa kohtad neid kümnete kaupa ja need ei ole suurte autoteede peal, vaid sageli on mingite kergliiklusteede, terviseradade või metsaradade peal. Nagu Prantsusmaalgi ikka juhtub sageli, et sa avastad metsa seest mingi vana lossi, kus on võimalik lõunat süüa näiteks. Ja imet, peremees vabandab, et me saame pakkuda küll 3 käigulist lõunat, aga see maksab ikkagi 12 €, et ole vaatlikud. Et ühesõnaga jah, keerulist ei ole midagi, kõik algab tahtmisest esiteks ja teiseks siis ka nii-öelda, et sul oleks nagu siis ka reisikaaslasi. Et sellisele rattareisile üksi minna on kurb. Suusareisil on võib-olla lihtsam üksi käia, sellepärast, et niikuinii sa mäe peal koos ei sõida ja hotellis õhtul, kas sa räägid nagu oma seltskonnaga juttu, mida sa oled mitu korda rääkinud või siis räägid nagu mingite uute inimestega, kus sa võid vabalt nagu neid anekdoote rääkida, mida kõik teavad juba. Aga suusatamise, mina ütlen ikkagi selle kohta hullus, sest kui inimene teeb midagi nii kirglikult, olgu see rattasõit või suusatamine, siis ikkagi natukene on hullus. Kuna sul see pihta algas? Räägime muidugi mäesuusatamisest, mitte siis vägisi suusatamisest. Mis asi on vägisi suusatamine? See murdma suusatamine. Hästi, räägime mäesuusatamisest. Et see tegelikult jälle hullus ta selles mõttes ei ole, kui eluviis on hullus või elu nautimine on hullus, et siis küll, aga olla suuskadega mägedes, see on tegelikult väga chill, et sa oled nagu päev läbi nagu tegevuses, see ei ole kerge, aga samal ajal jälle võtad sa siis mingi õlle või veini vahepeal, see teeb seda asja palju kergemaks. Julgemaks. Mitte hull julgeks, see tõstab meeleolu, annab jõudu. Ja see kõik, see on nagu see ilu esiteks ja jälle see asi, ma ei ole näinud mäe peal ühtegi õnnetut inimest, ühtegi last, kes on ninapidi telefonis. Pigem on see, et tõstuki peal istudes, isegi kui sa oled oma seltskonnaga, siis sa ei ole alati niimoodi koos või sa ühel hetkel tõstuki peale on täiesti võõrad inimesed erinevatest maailma otstest, kellega lihtsalt hakkad juttu rääkimast, mis sa seal tõstuki peal ikka muud teed, eks ju. Ja jälle, see kõik on nii huvitav, nii tore. See ei ole nagu see, et sa lähed metsa suusatad 10 kilomeetrit, siis oled väsinud ja poole tunniga on kõik valmis, eks ju. Ja siis on kõik endine. See on ikka täiesti oma sellisest harjumuspärasest elukorraldusest nagu eemalolek. Et ja loomulikult see mägede võimas ilu ja kõik see sinna juurde. Mul tundub, et selline nagu lihtsalt jutustama hakkamine on lihtsam teha nagu kusagil mujal maailmas kui Eestis, et Eesti inimesed on natuke nagu kinnisemad või on see lihtsalt minu peas tekitatud barjäär või? No üldjuhul on küll, et see on nagu isegi kummaline, et kui ma siin kasvõi hommikul siin tervisejooksu teen ja mingi teine jooksja vastu tuleb, et siis ma ütlen nagu tere, et siis kas on kõrvaklapid peas ei kuulda, aga isegi ei vaadata, ei vastata. Aga jälle, kui on selline massiüritus nagu see rattavest või seal on siis asi ka palju avatum, et eks eestlased on jah kuidagi võib-olla kinnisemad, aga tegelikult ma ei oska seda ikkagi öelda, ei ole üldse õiglane rääkida rahvuspõhiselt mingitest tunnustest, sest ma ei ole nagu statistikat teinud, et ma usun, et see võib olla igal pool niimoodi. Et inimesed ongi oma mõtetes, ega nad pahased ei ole, aga neil lihtsalt ei ole kombeks.
jah, võib-olla ei ole kombeks, aga teine asi on see, kui oled kusagil puhkusereisil või ka ise puhkusekeskkonnas, oled nagunii ise ka avatum paratamatult ja juba see peegeldub välja ju. Jah, seda küll. Eriti tore nagu on, mulle nagu meeldib selles mõttes see eluviisi erinevus, ütleme Itaalias ja nagu Eestis, et Eestis nagu kõik peab käima nagu kellavärk, ka bussindus peab käima nagu kellavärk, eks ju. Aga Itaalias niimoodi ei ole. Itaalias on niimoodi, et kui on ikkagi mingi Milano Inter mängib jalgpalli, siis sellel päeval rongi sõida näiteks. Kui nagu tahad viriseda, siis ära kodunt välja mine. Aga kui sa lähed nagu Itaaliasse, millestki aru ei saa või mingi asi, mis peaks nagu toimima, ei toimi, siis küsi, räägi, aidatakse, mitte ükski asi ei tegemata, kuhugi ei jõudmata. Lihtsalt seal käib see asi teistmoodi. Et lihtsalt naljakas oligi. Käisin aastavahetusel, siis tahtsin näha, milline on siis Cortina d'Ampezzo, siis ennem seda, kui olümpiamängud algavad. Käisin seal nagu suusatamas täiesti oma käe peal. Ja siis sõitsin niimoodi, et lennukiga siis kohale ja siis linnalenni bussiga siis jõudsin sinna peatusse, kus siis peaks minema see Cortina buss ja kui sa sinna nagu jõuad, siis seal nagu tundub, et viimane buss läks seal 5 aastat tagasi, et nagu sõiduplaanid olid mitme aasta vanused ja siis ütleme bussi peatus oli täis prügikotte ja mis oli veel kõige naljakam, et kui seal peatuses oli 3 erinevat bussifirmat, siis kõigil oli selle peatuse jaoks erinev nimi. See on nende jaoks niivõrd loomulik on ju. Sa võid ju närvitseda, aga sa võid oodata ja täpselt õigel kellal õige buss tuli ja 5 mind kohale. Kui sa nagu tahad viriseda, siis virise, aga ära teisi tülita. Et see Itaalia muretus, see on, meile võiks nagu olla eeskujuks, et me saame olla õnnelikud ainult siis, kui kõik käib nagu kellavärk, eks ju. Aga elus ju nii ei ole ja olla nagu siis muretu ja rõõmus ja mitte viriseda, see on hoopis teine asi. Või toon näite näiteks seal samas Cortina d'Ampezzos avati siis 28. detsembril siis see tõstuk, mis viib siis selle hästi kuulsa suure Sella Ronda nagu ringi peale, et siis saad nagu sõita sama mäepiletiga veel nagu 100 kilomeetreid mujal piirkondades. Ja siis, kui ma hakkasin uurima, kuidas selle tõstuki peale saab, sest radasid mööda ei saanud, lund oli natuke vähe, siis tuli välja, et ainukene suusabuss, seal on suusabussi, küsisin nii punktist järgi, on suusabuss, aga see käib ainult 1 kord päevas õhtu kell 6:30. No nii, ma mõtlesin, kuidas ikka niimoodi olla saab. Ja siis ma guugeldasin ja siis kohalikud seal nagu olid selle küsimusele juba ammu vastuse andnud, et kui sul on nii palju raha, et minna suusareisile, siis peab sul 40 € takso jaoks ka olema, et mida sa siin virised ja virised. See on see suhtumise küsimus, hästi palju. Kui palju sinus on see ajaga kasvanud selline nagu otsime teadlikult muretumat viisi või kui palju see on sul nagu sünnipärane omadus? Ei, ma arvan, et see on ikka ajaga kasvanud. Just eelkõige see, et virisemine on kuritegu. Et katsu nagu leppida, et kõik saavad hakkama, nendel on lihtsalt see viis on teistsugune, et kui mingid asjad on nagu halvasti, siis võib-olla ainuke, mis paneb muretsema on see, et kas inimeste suhtumine on ka siis halb või ütleme, et kas nad lihtsalt nagu lasevadki üle jala, aga tavaliselt nii ei ole, et nad lihtsalt mõtlevad teistmoodi ja mida rohkem maailma näed, seda rohkem nagu aru saad, et kui sa tahad õnnelik olla, siis ole, et ära hakka virisema. Ma pean küsima, mis sind Eestimaal hoiab, mis sind Pärnumaal hoiab? Pärnumaal muidugi ma ise olen Paidest pärit, see, et ikkagi siin on minu ja minu laste nagu kodu ja mul ei ole siit ju kuhugi ära minna rääkimata sellest, et see ongi nagu hästi ilus ja hästi soodsa asukohaga ja kõik need muud asjad siia juurde, eks ju. Et loomulikult on Eesti kõige parem paik elamuseks, et vähem minu jaoks, et ma kindlasti ei tahaks kuhugi mujale minna. Kõik hoiab siin, et ei olegi ühtegi kindlat asja, siin on nagu lihtsalt nagu tore. Loomulikult üle maailma on ka see, kus pensionärid kõik sõidavad Portugali ja Hispaaniasse oma nii-öelda vanaduspõlve nagu pidama. Aga eks iga inimene ise teab, et siin Eestis ei ole nagu kerge, aga samal ajal me oleme nagu harjunud hakkama saama ja ütleme, mul endal mitmed tuttavad, kes on nagu kolinud isegi enne pensioniga, ütleme Portugali. Seal on tõesti kõik on väga vinge, ainult et mõnikord on siis mingid orkaanid või paduvihmad või midagi taolist, mida meil jälle ei ole. Meil on ikka talv ja meil on see rõõm sellest talvest ka, kui kõik on ilus ja päike paistab ja lumi sätendab ja
ei ole õiget ja ainu ühte seda hakkama saamise viisi või elamise viisi. Kõik inimesed on oma otsustes vabad ja erinevad, et minule sobib Eesti. Mulle tundub, et isegi siis, kui mingil hetkel on see mõte nii paeluv, et kusagil mujal elada, siis see oma kultuuriruum, see oma inimene, mis sest, et ta võib-olla sulle tere tänaval vastu ei ütle, see on ikka kuidagi omane. Nojah, eks ta selline asi ei ole, et mida vanemaks saad, seda rohkem hakkab sulle ikkagi korda minema, aga see esivanemate teema ja kõik see eluviis ja võtad sa need meie laulupeod või mis iganes, nii nagu me nüüd Setomaal käisime, et see on ainulaadne kõik või võtad meie sama Kihnu kultuuri või need on nii erinevad, nii väikene riik ja nii palju erinevaid nii kultuuri kui looduslikke selliseid nagu variante, et ei, see on uskumatu ja see on Eesti on tõesti nii, et sa sõidad autoga 100 kilomeetrit ja suves saab talv. Aga selleks, et seda osata väärtustada, võib-olla peabki korra ära käima, et nagu tulla tagasi ja näha, mis meil päriselt on. Jah, loomulikult proovida ju ikka võib ja inimesed ei olegi ühesugused ja mõnele meeldib ja mõni lihtsalt ei salli seda külma ja pimedat aega. See lihtsalt on tema jaoks nii, et ongi oma kookonis ja ei tunne sellest mingisugust rõõmu, eks. Miks sa ennast piinad, on ju? Minul on jälle nagu esiteks see, et ma nagu kas või sellel hooajal juba, ma ei tea, nii kui Otepääl Suusamägi lahti tehti nädalavahetusel, ma käisin seal. Nüüd pensionil olles on ju veel parem, nüüd ei ole enam talvel pime, sest ma saan päeval minna kas või metsa siis vägisi suusatama. Et eks ta tööl käivatel inimestel on eriti depressiivne see, et sa talvel nagu valget ei näegi üldse väikest näed kontori aknast. Jah, siin ei ole, inimesed võivad elada, kus nemad nagu tahavad ja mis neile hingelähedane on, inimesed ongi erinevad ja ega siis keegi ei pühi kunagi seda Eesti tolmu niimoodi jalgade pealt, et ta ei taha näha ega kuulda, küll nad kaasa kõik elavad. Rääkides sinu pensionipõlvest, sa oled seda lihtsalt ise nii mitmeid kordi nagu rõhutanud. Kui lihtne sul on olnud kohaneda selle mõttega, et sa oled nüüd ametlikult pensionär? Ma olen alles 2 kuud olnud, et kui nüüd mõelda seda, et normaalne inimene võib-olla võtab 6 aega puhkust ja siis hakkab sellest ära tüdinema. Mul ei ole kunagi siiamaani 6 aega puhkust järjest olnud, et nüüd ma saan kõigepealt seda proovida, mismoodi on üldse järjest puhata, aga teisest küljest see on elukorralduse täielik nagu muutus kõigi selliste igapäeva toimingute ja väärtuste nagu ümberhindamine. See on minu jaoks nagu põnev praegu. Ma tahan proovida, aga ma ei saa välistada seda, et ma kunagi kas hakkan nagu mingit huvitavat tööd tegema või vabatahtlikku tööd või mis iganes. Aga ma pean sinna kõigepealt jõudma, et ma lihtsalt nagu tahan proovida, mismoodi see pensionäri värk on. Kui sa on niimoodi, et sa nagu töötad veel nagu 10 aastat või mis iganes ja siis tuled töölt ära sellepärast, et sul tervis on kehva, siis sa nagu teadki, et pensionäri värk ongi siis apteegi vahet käimine ainult. Ja midagi sa muud endale lubada ei saa, istud toas ja vaatad nagu siis, mis teised teevad. Aga praegu on minul just selline aeg, kus ma saan siis proovida, et kas ma oskan ennast identifitseerida teistmoodi ka, kui ainult ühistranspordi kaudu. Et kas ma saan elada ilma, et ametiühingud ja bussijuhid ja reisijad ja siis bussifirmad ja omavalitsused ja kes iganes kogu aeg oma rahulolematust nagu väljendavad. Et see on ju ka lõputu, sest nagu headest asjadest ju räägitakse vähem. Halvad asjad ikkagi tuleb ära öelda, et asjad nagu paremaks läheks. Aga praegu nagu keegi pole mul loosungitega akna taha tulnud, et nõuame seda või teist. Tulete mulle meelde palun Pärnu bussijaam. Kuidas ta vanasti oli? Mul üldse ei ole pilti enam silme ees. Seda bussijaama hoonet sellisel kujul, nagu ta praegu on, ei olnud. Ta oli seal vahel on ju. Ringi 3, see puumaja, siuke 2-korne pruun maja, selle veduri vastas, mis on siis seal panga külje peal, eks üle tee on see pruun puumaja, see oli siis bussijaama hoone, seal oli siis seal Rüütli tänava poole otsas oli ootesaal ja kassad ja siis
oli ka pakihoid ja siis kohvik oli siis seal nagu Pika tänava pool ja teine korrus oli siis seal, kes olid rentnikud või seal isegi mõned elanikud olid. Ja põhimõtteliselt sealt sa said siis pileti osta või siis seal ootesaali kasutada, aga bussid väljusid selle praeguse bussijaama platsi pealt, aga kuna seda hoonet ei olnud, siis need peatused olid siis ümberringi siis selle mööda perrooni, nii et seal ei olnud nagu varjualust ka, et olid pingid ainult. Ma üldse ei mäleta seda hetke, et seal nagu seda hoonet ei olnud, kuigi seda hoonet ju ei olnud. Ei, selle me ehitasime 2018 oli avamine ja praktiliselt nagu just osaliselt kõnniteede arvelt, osaliselt siis nende eelmiste perroonide arvelt. Vanasti oli siis seal keset platsi ju bussid parkisid, et nüüd enam mitte, et see andis meile võimaluse ka siis natukene seda hoonet sinna platsi poole nihutada. See on nagu päris värk, nii nagu peakski olema. No on küll, tähendab praegu just selles mõttes ka sellise ümberistumise kõige tähtsam punktina, et seal on siis ühel pool küljes on linnaliini bussid ja teisel pool küljes on siis nii kohalikud kui kaugliinid kui rahvusvahelised liinid täpselt nii nagu peab ja keskel on nagu ootesaal hästi käejala juures, et ühistransport peabki olema hästi mugav kasutada ja teiseks ka, et sageli inimesed ikkagi tahavad nagu nõu ka saada, et meie kassapidajad seal annavad ju ka veel nõupileti ostmisel ja liikumisel ja et kõik on nii nagu peab, välja arvatud muidugi siis inimesed, kellele siis see arhitektuur ja selle hoone värv nagu väga pinda käib, et see on nagu sellises provintsi linnas on väga väljakutsuv tulla sellise rohelise majaga nagu järsku. Provintsi linnas majad peaksid olema hallid või pruunid, aga mitte rohelised ja see on nagu aabitse tõde. Nii et siis, kui meil see bussijaam kunagi valmis sai, siis ma kuulsin, kuidas pensionärid rääkisid, et näed, et nüüd tehakse bussijaam lahti, varsti tõmmatakse need koledad rohelised kiled nagu pealt maha ja siis tuleb see ilus hallvärv välja. Eks ta iluva vaataja silmades, et praegu ta selline on ja kui ei oleks olnud toda aega, see oli ainuke võimalus seda ehitada, siis praegu teda meil siin ei oleks. Kuidas sina sattusid Pärnumaa ühistranspordikeskust koordineerima? No see oli tegelikult niimoodi, et ma 2013 sain, ma olin Pärnu bussipargi direktor, sain nagu päeva pealt töölt lahti ja siis ma nagu olin avatud uutele väljakutsetele ja tolleaegne maavanem Andres Metsoja nagu ääri-veeri siis tegi juttu, et äkki sa tahaksid hakata ka rajama Pärnumaa ühistranspordikeskust, nii nagu varasemalt Eestis oli juba Harjumaa ühistranspordikeskus, Jõgeva ühistranspordikeskus ja Järvamaa ühistranspordikeskus. Ja siis ma ütlesin talle, et tead, ma olen 2 aastat juba töö juures kolleegidele rääkinud, et kui ma peaksin kunagi jääma ilma töötad, siis ma hakkaks seda keskust tegema, et meie nagu plaanid nagu sobivad. Ja siis maavalitsuses oli veel teisegi selliseid entusiaste ja siis me hakkasime seda tegema. Ja tollel ajal oli siis omavalitsus ja oli vist 19, kes siis kõik nagu liikmed olid ja loomulikult kõiki ühe mütsi alla saada oli ka paras väljakutse. Aga lõppkokkuvõttes ei kahetse keegi. Et need projektid, mida me siis tegime, need ei oleks ise teostunud. See raha, mida me investeerisime, kuskil 6,5 miljonit eurot me tegelikult investeerisime ühistranspordi parandamisesse, see andis kvalitatiivse hüppe. Ja seda aega enam nagu ei tule, sellepärast, et ka need eurovahendite kasutamine on nüüd palju kallim, kui ta siis oli omaosaluse mõttes. Et me olime ikkagi Eestis nagu võib-olla selles suhtes nagu pikalt eest ära, nii et kui siin räägitakse ühistranspordi reformist, mis nüüd nagu, me juba ütlesime 2 aastat tagasi, et kui purjesid ei ole, et siis paljud lipud nagu laeva edasi ei vii, et see ühistranspordi reform ikkagi ei õnnestu, siis meie tegime seda reformi juba, ma ei tea, mitu aastat tagasi ära, et see ongi igapäevane töö, mitte ei ole mingi ühekordne pingutus. Mulle tundub, et isegi siis, kui sa siin naudid pensionipõlve, mis sest, et väga vähe aega alles, aga ikkagi see ühistranspordi teema lihtsalt on üks osa sinust, sa oled selle üles ehitanud ja see jääb alati sinuga. No jah, eks ta nii on, aga see muidugi ei kummita mind, aga loomulikult see võib öelda, on ikkagi elutöö ja need
mis ma siis 94 kuni 26, 12 aastat, mis ma siin nagu töötasin, et eks need olid kõige tegusamad ja saavutusrohkemad aastad. Just ka seda, et me oma väikse kollektiiviga tegelikult nagu tegime palju suuri asju, meil oli ka mitte üks, vaid mitu suurt asja korraga käsil. Ja selles suhtes nagu mujal Eestis ja nagu hakatakse mõnes küsimuses alles nüüd sinna jõudma, et võtame kas või selle, mis me tegime linna ja maakonna ühtse piletisüsteemi, siis praegu Harjumaal tasapisi jõutakse sinna, aga mitte kerge vaevaga. Sellised kokkulepped sõlmida, eks ta oligi selle tõttu võimalik, et kõik omavalitsused olid ka meie liikmed, et kui võtame näiteks Tartu linn ei ole Tartumaa ühistranspordikeskuse liige ja seal ongi raskem neid kokkuleppeid sõlmida, et meil olid kõik ühe mütsi all ja need asjad said kõik vastatud, mis siis küsimused olid. Aga loomulikult enamus asju on niimoodi, et mugavam on see, kui mingeid muutusi ei ole, keegi peab tahtma ja siis ühistranspordikeskuse võib-olla roll oligi selles, et me lihtsalt ütlesime, et saage aru, nutke või naerge, aga nii ja vaja, nii tuleb ära teha. Ja siis jälle nagu, mis sa ikka vastu vaidled. Aga see usaldus peab ikkagi suur olema, ega muidu oleks väga lihtne vastu vaielda. No seda küll jah, aga ega see usaldus kasvas ka selles mõttes, et nagu saadi aru, et me nagu tühja juttu ei aja ja oleme nagu ka hästi nagu empaatilised kõigi nii omavalitsuste kui reisijate vajaduste suhtes. Aga ei tea, et lõpetame siiski puhkuseliselt niivõrd kuivõrd või seda võiks nii öelda, kuna see järgmine rattaretk on siis plaanitud? Seda nüüd sellises eetris nagu välja öelda kõlab päris nagu suurustavalt, aga praegu on 2 retke siin juuni alguses võib-olla siis tõstama Kihnu kant sõpradega ja ma ei tea nüüd, kas toimub või mitte, aga juuli alguses ma tahaksin minna Taga-Karpaatiasse, mis on siis Ukraina poolel vastu siis Slovakkia ja Ungari piiri. Et üks Eesti Virma and Moments on välja reklaaminud sellise Taga-Karpaatia rattareisi ja mis üksiti toetab ka Ukrainat rahaliselt. Ja siis nagu loodan, et see reis toimub ja loodan, et ma sinna jõuan. Kuule, pöödlalt pihku ja loodan, et kui me sinuga suhtleme siin suve teises pooles, kui tänaval kokku jooksime, ütled, et jube vinge reis oli. Jah, ikka positiivsed nagu me oleme. Aitäh sulle, Andrus. Aitäh.